Suve algus on käes ja kogu kohalik loodus õitseb täiega. Kõikjal on näha kirevaid värve ning õhk on tohutult meeldivaid aroome täis. Ma tahan proovida selle suve alguse lõhna purki pista, tehes suvistest õitest lõhnaõli. Lõhnaõli tegemiseks on loomulikult vaja õli, kookosõli, kookospähklitest ja kookospähkleid on meie saarelt väga kerge leida. Kookospalm on Bahama saartel võõrliik ja enamus puid kasvavad asulates või elumajade ümber või siis kuurortites ja kuurortirandades, aga saarelt võib leida ka pisikesi kookossalusid, kus saab vabalt pähkleid korjata. Järgmiseks tuleb viljaliha kookospähklitest kätte saada. Mina kasutan selleks machetet. Kuivad kookospähklid on päris tugeva kestaga ja neid on raske pooleks saada. Sisu on päris väikene, aga midagi siiski on siin. See läks palju lihtsamalt. Väga maitsev. Kui pähklid on purustatud, siis tuleb viljaliha siit kooresest noaga välja urgitseda. Vahest see läheb lihtsamalt, vahest raskemalt. Aga aitab, kui machetega taguda koor ilusti lahti viljaliha küljest, siis ta tuleb kergemini siit lahti.
Et kookosrasv kätte saada, tuleb viljaliha purustada. Kõige lihtsam on seda teha blenderiga, aga minul blenderit ei ole, nii et ma pean riivi kasutama. Kellelgi blenderit on laenata. Minu kookosmass on nüüd mõnda aega keenud ja õli on hakanud valkainest eralduma. Ma lasen umbes pool tundi veel keeda, et saaks kogu õli siit valgust välja. Aga peab ettevaatlik olema, et õli temperatuur liiga kõrgeks ei läheks, muidu võib kõrbema hakata. Wild Sage on üks minu lemmik Kariibimere ravimtaim. Selle lehtedel ja õitel on väga tugev ja meeldiv aroom. Minu kandis eriti Wild Sage ei kasva, aga ma tean täpselt, kus seda leida võib. Mõlemad teeservad on siin paksult Wild Sage'i õisi täis ja õhk on satureeritud magusast suvisest lillelõhnast. Just seda suvist lõhna ma tahangi pudelisse saada. Jagasin kookosõli 2 võrdsesse ossa. Ühte purki panen Wild Sage'i õied ja teise Palmetto palmiõied. Palmetto õied on väga magusa lõhnaga ja tahan proovida, kas on selle aroomi ka purki panna.
õied on nüüd 2 × 48 tundi kookosõlis ligunenud ja loodetavasti suvise lõhna külge võtnud. Vaata, kui lahedad nad siin õlises välja näevad. Teeme kaane lahti ja nuusutame ka. Väga mõnus Wild-Sage'i lõhn. On natuke magusam kui looduses oli, kuna see kookosõli lõhn domineerib siin päris palju. Aga väga-väga mõnus lõhn. Kurname ära ja vaatame, mis saab. Kurnatud õli on nüüd paar nädalat seisnud. Aroom on veidi tugevamaks muutunud ja veidi on tunda kookose lõhna. Aga Wild-Sage'i lõhn domineerib päris tugevalt ja on peaaegu samasugune kui värsket õit nuusutades. Proovin, kuidas naha peal lõhnab. Peaaegu sama, mis purgis, aga naha peal on kookose lõhna natuke rohkem tunda. Saingi selle aasta suve lõhna ilusti purki ja saan oma lemmiklillelõhnaga talvekuudel nuusutada. Kirjuta kommentaaridesse, milline on sinu lemmiklillelõhn ja kui sulle see video meeldis, siis klõpsa kindlasti ka like ja subscribe nuppu, sest see on mulle suureks abiks. Ja ära unusta vahepeal pausi teha ja lilli nuusutada. Palju päikest sulle ja näeme siis, kui näeme!